ole hea, võta oma keemiavihik ja pane sinna uus pealkiri neutralisatsioon. Kuna ma olen ise päris nohune, siis esmaspäev, teisipäev meil veebitundi ei ole. Mul on lapsed ka kodus alles haiged, nii et mul on siin selline tohuvabohu. Ma teen teile ühe ekraanivideo, et te saaksite vahepeal natukene ise pusida. Ja kui teile sobib, siis saaksime reedel teha ühe veebitunni, et need asjad üle vaadata, mis te ise siin vahepeal pusinud olete. Vihikusse ole hea, pane pealkiri neutralisatsioon ja paneme sellise lühikese konspekti vihikusse kirja ja siis lähme töövihiku ülesannete kallale. Kirjutame sinna, et mis see neutralisatsioon endast tähendab. Neutralisatsioon võib panna siia 3 punkti. On happe ja aluse vaheline reaktsioon, mis toimub alati. Ehk siis ükskõik, kas on tugevad happed või nõrgad happed, tugevad alused või nõrgad alused, alus pluss happe reaktsioon alati toimub. Nüüd võiksid võtta värvilise kirjapulga, kui sul on. Ja järgmise asja kirjutame värviliselt. Happe, mis tähendab siis, et H+ ioonid on ülekaalus. Pluss alus, mis tähendab siis, et OH- ioonid on ülekaalus. Ja seal reaktsiooni käigus tekib selline aine, mille aineklass on sool. Soolasid me ei ole veel õppinud, aga nüüd sellest teemast järgmine ongi soolade teema. Ja veel tekib siin vesi. Ja vesi tähendab H2O-d. Nüüd ei jää siia näha. H+ pluss OH- tekib H2O. Ja siin happe juures on pH väiksem kui 7. Noole ots oli H tähe poole ehk happe poole. Aluse pH on suurem kui 7. Ja kokku see teeb siis nii, et pH on võrdne 7-ga. Kui meil on siis tegemist näiteks tugeva happe ja tugeva alusega või nõrga happe ja nõrga alusega. Aga praegu see 8. klassis piisab täiesti sellest teadmisest. Ehk siis happe neutraliseerib alus ära, alus neutraliseerib happe ära. Et kui me hakkasime hapete teemat õppima, siis me õppisime seda, et kui hapet läheb käe peale, siis saab nõrga alusega, näiteks söögisooda lahusega neutraliseerida. Ja kui aluste teemat õppisime, siis õppisime, et kui tugevat alust läheb näiteks käe peale, siis saab neutraliseerida näiteks söögijäädika lahusega. Ehk siis need asjad, mis praegu siin on punaselt, need on need asjad, mis peaks siis selle peatüki lõpuks meelde jääma. Ja sool on siis selline asi, mis koosneb mis värviga paneme siis siia metallist ja happeanioonist. Ka soolade teema meil täpsemalt tuleb, nii et sellest ei ole midagi, kui see praegu keeruline tundub. Siis kirjutame mõne neutralisatsioonireaktsiooni võrrandi siia näidiseks. Näiteks naatrium OH, mis on naatriumhüdroksid. Ja see on tugev alus.
kui vaatad lahustustabelis, siis näed, et seal on kirjas L-täht. see on see tabel, mis su töövihiku taga ka on. mitte perioodilisustabel, vaid sellest üks eespool. ja ma ei tea, võtame näiteks väävelhappe A2SO4. nüüd võiks juba olla see, et naatrium OH-le sa oskad nime anda, et see on naatriumhüdroksiid ja H2SO4 sa tead, et see on väävelhape. ja see on siis tugev hape. nüüd võta jälle vahepeal värviline või paneme kõigepealt oksidatsiooniastmed peale. alati, kui mingit reaktsioonivõrrandit on sul vaja endal kirjutada, siis pane oksidatsiooniastmed peale ja tõmba OH-le sulud ümber ja SO4-le, et need oleks nagu üks jupp koos. OH peale läheb -1, naatriumi peale +1. Need saad vaadata kõik tabelist maha. SO4 peale läheb -2, H peale läheb +1. ja nüüd mõtle nii, et nagu plussiga osakesed vahetaksid omavahel kohad ära. kui alus ja hape reageerivad, siis reaktsioon alati toimub ja mõtle nii, et plussiga osakesed vahetavad kohad ära. kui enne oli naatriumi kõrval, mis on oksidatsiooniastmega +1, OH miinusega, siis nüüd tuleb naatriumi kõrvale SO4 ja mis on siis oksidatsiooniastmega -2. ja nüüd selle valemi sa oled ise koostanud ja siis on vaja siia peale panna see kaareke ja ise määrata need indeksid siia alla. kui naatriumi peal on +1, SO4 peale -2, siis kaarekese sisse tuleb 2, 2 jagan 2-ga, 2 jagan 1-ga, vabandust, tuleb siia 2, 2 jagan 2-ga tuleb sulgude taha 1. sulgude taha võid 1 jätta kirjutamata ka, kui sa tead, et see 1 seal olema peab. ja nüüd jääksid kõrvuti nagu H2 ja OH ja ükskõik kui palju H-sid ja O-sid, need mis ülejäävad kokku annavad, alati tekib siia H2O. siia mitte midagi muud tekkida ei saagi kui ainult H2O. ja nüüd on vaja võrrand panna tasakaalu. mina soovitan alustada metallist ja jätta vesinik kõige viimaseks. naatriumi all on indeks 2, siis ma pean panema siia ette ka 2, et mõlemal pool oleks mul 2 naatriumit. nüüd ma vaatan, mitu SO4 mul on näiteks. SO4-sid on siin 1, sest sulgude taga mingit numbrit ei ole. paremal pool on ka 1, järelikult need klapivad. ja siis nüüd vaatan H-sid ja O-sid. vesinik on naatrium OH-s 2, sest ma panin 2 ette, 2 käib nii naatriumi, O kui H kohta, kõiki on siin 2 aatomit. ja siin H2SO4 on mul ka 2, kokku on mul 4 vesinikku, järelikult pean siia ette panema 2. ja ongi võrrand tasakaalus. ja see ongi siin sool. sina praegu sellele nime ei pea oskama andma, aga sa pead teadma, et see aineklass on tal sool. teeme ühe näite veel. võtame näiteks sellise. alumiinium OH 3 korda pluss H-kloor. see on alumiiniumhüdroksiid. ja see on alus. see on meil siin vesinikloriidhape. ja aineklass on tal hape. alus pluss hape alati toimub, see on neutralisatsioonireaktsioon. panen kõigepealt oksidatsiooniastmed peale, vaatan tabelist. alumiinium on +3, OH on -1, H on +1, kloor on -1. nüüd mõtle jälle nii, et plussiga osakesed nagu vahetaksid kohad ära. mis meil siis alumiiniumi kõrvale tuleks? alumiiniumi kõrvale tuleb kloor, sest alumiinium on +3, kloor on -1. kaare sisse tuleb meil 3, 3 jagan 3-ga tuleb siia 1, 3 jagatud 1-ga tuleb kloori alla 3. ja H-sid ja O-sid jääb järele, nii et tekib H2O. see on sool ja see on vesi. ja nüüd hakkan tasakaalustama. vaatan, kui palju alumiiniumeid on. alumiiniumeid on praegu mõlemal pool sama palju. ehk siis mõlemal pool on 1.
ja alumiiniumi kõrval on 3 kloori, teisel pool on 1 kloor. Et saada klooride arv võrdseks, panen siia ette 3. Nüüd vaatan, mitu vesinikku mul on. H-sid on siin sulgude sees mul 3 tükki ja siin on 3. Kokku on 6. Järelikult selleks, et ma saaksin H-de arvu võrdseks, pean siia ette panema 3, sest 3 korda 2 on 6. Ma loodan, et sa kirjutasid selle sama asja endale vihikusse. Ja ole hea, võta nüüd omale töövihik leheküljelt 71. Lehekülg 70 algab hapete reageerimine alustega ja neutralisatsiooni reaktsioon, aga seal on üks katseülesanne, mida me saame siis teha, kui me ükskord kooli saame. Võtame selle esimese ülesande, mis on töövikus lehekülg 71. Ta on tegelikult selle algus on eelmise lehe peal, aga alustame meie siis sellest lünktekstist siin. Happelises lahuses on ülekaalus. Nüüd saad vaadata, mis me just vihikusse kirjutasime. Happe, see tähendas, et on H+ joonid. Ja leelis on siis lahustuv ehk tugev alus. Ja siin on OH- joonid. Neutraalses lahuses on H+ ja OH- joone väga väikeses, kuid võrdses koguses. Leelise lisamisel happe lahusele ühinevad H+ joonid lisatavate OH- joonidega, moodustades kokku H2O ehk vee. Vastavalt väheneb H+ joonide sisaldus lahuses ja lahuse happelisus. Kui happel oli see pH väiksem kui 7, siis ta suureneb, kuni muutub neutraalseks. Leelise edasisel lisamisel jäävad ülekaalu juba OH- joonid, kui leelist panna rohkem, kui hapet seal lahuses on. Ja siis läheb järjest aluselisemaks keskkond. Neutralisatsiooni reaktsiooniks nimetatakse aluse ja happe vahelist reaktsiooni. Hape reageerib alati alusega ja vastupidi. Sellele võid joone alla tõmmata, see on selline hästi oluline lause. Reaktsiooni saadusteks on sool ja vesi. Soolad on ained, mis koosnevad positiivsetest metalli ioonidest ja negatiivsetest happe anioonidest. Metallid leiad siis perioodilistustabelist pigem vasakult poolt ja altpoolt ja happe anioonid leiad sellest lahustuvustabelist ülevalt alla tulbast, mis on seal vasakul pool ääres. Võtame ülesande 24.2. Siin on reaktsioonivõrrandid ette kirjutatud ja küsitakse, et kas need on korrektselt tasakaalustatud. Siin sa nüüd seda ei pea kontrollima, kas indeksid on õiged, et indeksid on siin õiged, lihtsalt need suured numbrid kordajad võivad valed olla. Alustame siis esimesest tulbast. Vaatame kõigepealt, alustame esimesest tulbast ja vaatame, kas metalliaatomeid on võrdselt. Kaaliumeid on siinpool 2. Selleks, et oleks võrdselt, tuleb siia ette panna 2. See 2 justkui oleks nagu õige. Nüüd vaatame, kas SO4-sid on võrdselt. Sulgusid kummalgi pool ümber pole, järelikult neid on mõlemal pool 1. See sobib. Ja nüüd vaatame vesiniku arvu üle. Siin kaalium OH-s on 2 H-d, H2SO4-s on ka 2 H-d. Kokku on 4. Ja teisel pool H2O-s on ainult 2. Järelikult siit eest on 2 puudu. Siis vaatame järgmist. Niklit mõlemal pool 1. See on võrdne. NO3-sid on paremal pool 2, sest sulgude taga on 2. Teisel pool on sulgude taga 1, aga siia ette on kirjutatud suurkordaja 2, järelikult on võrdselt. Ja H-sid on siin 2, sulgudes on ka 2, kokku on 4.
ja siin paremal pool on ka 2 korda 2 on 4, järelikult klapib. kaaliumid on mõlemal pool 1, H-sid on vasakul pool 2, paremal pool 2, O-sid mõlemal pool 1, järelikult klapib. Alumiiniumid paremal pool 2, vasakul pool ka nüüd 2. SO4-sid paremal pool 3 tükki, vasakul pool ka 3 tükki. Ja nüüd vaatame, kui palju H-sid on. Siin on 2 korda 3 on 6 H-d ja siin on 3 korda 2 võrdub ka 6 H-d ehk siis kokku 12. Ja nüüd selleks, et me siia poole saaksime ka 12, ei ole siin mitte 3, vaid siin on 6. 6 korda 2 on 12. ole hea, proovi see iseseisvalt üle vaadata. Ja võib-olla on sul tark seda teha praegu harilikuga. Et kui sa seda alles harjutad. Siis on sul siin sellise roosa ala peal on neutralisatsioonireaktsiooni võrrandi kirjutamise õppimiseks selline konspektike tehtud. Ja siin on öeldud, et seda saab võrrelda tantsupaaride partnerite vahetusega. Ma ei tea, mis värvi te arvate, et need on, kas ühed on hallide riietega ja ühed on roosade riietega. Et kui mina ütlesin teile, et plussiga osakesed nagu vahetavad kohad ära, siis teie võite siin mõelda, et näiteks, ma ei tea, üks halliga ja üks roosa särgiga meesterahvas vahetavad omavahel kohad ära. Et näiteks plussid on, metallid on, plussiga on mehed ja miinusega on OH ja NO3 siin näites, et need happeanioonid, need on siis naised näiteks. Et lugege see konspekti osa siit rahulikult läbi, võib-olla on see seletus parem kui see, mis mina teile seletasin. Ja siis ole hea, keera järgmine lehekülg. Töövihikuslehekülg 72. Ja siin on nüüd vaja sul võrrandeid kirjutada. Teeme nii, et ma teen esimese rea, teeme koos, siis proovite ise pusida. Esimese liigutusena mina soovitan panna peale oksüdatsiooni astmed. Need leiad siis sellest laustustabelist. Ja mõtle jälle nii, et nagu plussiga osakesed vahetaksid omavahel kohad ära. Nagu kaltsium ja H vahetaksid omavahel kohad ära. Kaltsiumi kõrvale tuleb SO3. Kaltsiumi peal on +2, SO3 peal on -2. Indekseid ei tule, sest kaare sisse paneme 2, sest mõlemal on oksüdatsiooni aste 2. Indeksid on 1 ja 1. Ja lõppu tuleb pluss H2O. Ja nüüd vaatame, kuidas me võrrandi tasakaalu saame. Kaltsiumid on praegu mõlemal pool 1. SO3-sid on ka mõlemal pool 1. Nüüd vaatame, kui palju neid vesinikke on. Kaltsium OH on sulgudega 2, see tähendab, et seal on 2 H-d. H2 SO3-s on H-l indeks 2, järelikult seal on ka 2 H-d. Kokku on vesinikke 4. Järelikult peame siia ette panema 2, sest 2 korda 2 annab meile siia ka 4 vesinikku. Ja üldiselt on nii, et kui vesinikud H2O-s saad juba paika, siis O-d on iseenesest juba paigas. Liigun siia paremale poole. Baarium OH panen jälle siia oksüdatsiooni astmed peale. H on +1, kloor on -1. Mõtlen jälle, et plussiga osakesed vahetavad omavahel kohad ära. Baariumi kõrvale tuleb kloor ja lõppu tuleb H2O, sellepärast et H-kloorist jääb H ja baarium OH-st jääb OH üle aru nii-öelda. Siia -1, siia +2. Kaare sisse tuleb 2, indeksid 1 ja 2. Ja nüüd vaatan tasakaalu.
baariumeid on mõlemal pool 1, kloore on paremal pool 2. järelikult panen siia H-kloori ette ka 2. ja nüüd vaatan, mitu H-d kokku on. baarium OH-s siin on sulgudega 2, järelikult siin on 2 H-d. H-klooris on ka nüüd 2 H-d, järelikult siia ette 2. ja ole hea, proovi see ise lõpuni pusida. ja see ülesanne ka. nüüd otsi oma vihikust see koht, kus sul on aluste teema ja hapete teema. ma teen kõige viimase teiega siin koos. elav hõbe 2 hüdroksiid. elav hõbeda tähis on Hg. hüdroksiid, siis ta on OH. siin on -1 ja kui sulgudes on oksüdatsiooniaste ees, siis ma pean seda kasutama. kaare sisse 2, indeksid 1 ja 2. pluss väävelhape on H2 SO4. SO4 peal -2, H peal +1. plussiga osakesed vahetavad kohad ära. Hg kõrvale läheb SO4 ja lõppu pluss H2O. ja panen jälle oksüdatsiooniastmed peale. SO4 peal on -2, Hg peal on +2, indeksid ei ole vaja. elavhõbedat Hg-d on mõlemal pool 1, SO4-sid on mõlemal pool 1. ja selleks, et ma saaksin võrrandi tasakaalu, pean vesinikud ka tasakaalu saama. vasakul pool on vesinike sulgudes SOH, see on 2, H2 SO4 on ka 2, kokku on 4, järelikult siia ette 2. et ole hea, proovi need, palju need sai, 3 ülesannet ise ära pusida ja ma soovitan sul teha harilikuga, et siis saame koos neid kontrollida.